Tere ka minu poolt. Uuringu geoloogia osa koosneb kahest põhilisest plokist. Üks on selline, klassikaline geoloogiline ülevaade, mis sisaldab ka geoloogilist modelleerimist. Ja teine osa rangelt võttes natukene väljub geoloogia klassikalisest uuringust. See käsitles siis kõikide erinevate fosforiidikatendis olevate kivimite võimalikku kasutamist. Juba oli ära mainitud Arulõuna uuringuala parameetrid ja asjaolu, et sellel uuringualal on vähe eraomandis olevaid maid, suurem osa piirkonnast on juba kaevandamistöödega muudetud. Põhjapoolne ala on Kunda turbamaardla ja seal on veel eripärased tunnused sellel alal, et geoloogiline varu kogus on umbes 42 miljonit tonni, sellest lähevad kaevandamise käigus maha ka erinevad kaod, sellest tuleb hiljem juttu. Keskmine fosfaadisisaldus on umbes 11%, mille tulemusel puhast B2O5 ehk fosforpentoksiidi on umbes 5 miljonit tonni. Valiku kriteeriumiks oli ka see, et puuduvad kaitsealad ja erinevad piirangud, aga paraku tõesti tuli teha kompromiss varu koguses ja kvaliteedis. See on teada, et parema kvaliteediga varu asub sellest uuringualast lääne pool, aga sellele praeguste teadmiste põhjal ei ole mõistlikku juurdepääsu. Nüüd siin on 2 või isegi 3 pildiga näidatud üldine fosforiidi iseloomustus. Kõigepealt esimene kaart näitab madala fosfaadisisaldusega liivakivi levikut. See on paksem uuringuala põhja pool ja väheneb lõuna suunas. See on selline osa, mis on küll Kallavere kihistu osa, kuid jääb kaevandamisjääkidesse. Ja üle 3% kvaliteediga fosforiit on selliste paksustega alal, mis on ligikaudu 2 meetrit. Ja selle pildi peal on siis näha, milline näeb fosforiit välja puursüdamikus. Kui vaadata ainult Kallavere kihistut ja selles olevaid fosfaadisisaldusi, siis on juba varasemalt teada, et seal on reeglipära. Kihindi ülemises osas on madalad fosfaadisisaldused ja ning sügavuse suunas need kasvavad. Selline reeglipära võimaldab modelleerida selle maardla kvaliteeti ja modelleerimise aluseks oli selline puurimiste võrk, mis on jällegi, nagu jutuks oli, varasematest uuringutest juba pärandunud info, oleme selle kõik arvesse võtnud. Modelleerimise tulemusena valmis geoloogiline mudel, mis iseloomustab fosforiidi kvaliteeti, selle kvaliteedi muutlikkust ruumis ning katendi kivimeid. Selle ala sees on siis uuringuala konkreetselt ja siin on puursüdamike võrk ning fosforiidi analüüsid ajaloolistest uuringutest. Põhiline eesmärk mudelil oli see, et arvutada varu kogus ning anda üle siis mudel järgmises etapiks ehk siis kaevanduse modelleerimiseks. Nüüd järgmine teemade plokk on siis katendis levivate kivimite kasutamise võimalused. Esimene kivim katendis on mustkilt ehk raptoliitargilliit ehk dictyoneemakilt paljude nimedega, aga mina eelistan öelda mustkilt, see on natukene arusaadavam nimetus. Selles on kõrgenenud sisaldused vanaadiumil, uraanil, molübdeenil, selles on suhteliselt kõrge orgaanilise aine sisaldus
ja üsna kõrge väävlisisaldus, mis esineb selles kivimis püriidina. Lühidalt järeldustega on selline lugu, et me arvutasime, et need metallide sisaldused võrreldes teadaolevate teiste analoogsete materjalidega on uuringuala piires väga väikesed, nii et me ei teinud mingisuguseid täiendavaid metallurgilisi katseid, vaid lähtusime ajalooliselt tehtud metallurgia katsetustest, mille ajalugu on päris pikk ja seal on väga palju tehnilist informatsiooni selle kohta juba. Ja kokkuvõtlikult hinnang oli, et tänasel päeval ei ole mõtet metallurgiliselt seda materjali töödelda. Et väga hüpoteetilised nii-öelda positiivsed stsenaariumid oleksid sellised, et edasiste uuringutega on võimalik mõelda selle üle, kas seda materjali, kui seda peaks kaevandatama, kas seda on võimalik puhastada ja puhastamise käigus siis täiendavalt toota mõnd metalli. Aga see on täitsa eraldi baasteaduslik uuring. Hüpoteetiliselt võib mõelda selle üle, et juhul, kui avatakse mõni metallurgiatööstus Skandinaavias, kus sarnast kivimit uuritakse, et võib-olla on võimalik seda töödelda mõnes teises tehases, aga seda me nii detailselt ei käsitlenud, sest selleks puudub selline kontekst praegu maailmas ning analoogseid kivimeid üldse metallide eraldamise eesmärgil maailmas praegu ei töödelda. Järgmine ka huvitav kivim on rohelise värvusega liivakivi, mida nimetatakse glaukoniitliivakiviks. See on selline mineraal, mis sisaldab kaaliumi, rauda, alumiiniumi ja räni. Varasemalt on ka käsitletud sellist küsimust, et kas sellest võiks saada kaaliumväetisi. Termotöötlemisele me ei keskendunud, kuna see uuring on tehtud juba, aga saime teada, et turustatakse sellist väetist nagu Super Green Sand Brasiilias. Ostsime ka omale näidiseks sellise väetise ja tellisime siis Maaelu Teadmuskeskusest uuringu konkreetsete taimede kasvatamisega, kus võrreldi 6 erinevat stsenaariumi ja taimede kaaliumi omastamise võimalusi või võimekust. Tulemuseks oli see, et isegi eeltöötlemisega ehk mehaanilise aktiveerimisega oli vesilahustuva kaaliumi osakaal siiski madal ja see ei ole piisav, et seda käsitleda väetisena. Muuseas ka Brasiilia väetis ei toiminud nende Eesti taimede peal. Kuna selle protsessi käigus ei olnud mehaaniline aktiveerimine ehk siis peenestamine veel optimeeritud, siis koostöös Tartu Ülikooliga tegime täiendava uuringu, et leida optimaalsed parameetrid selleks mehaaniliseks aktiveerimiseks. Põhimõtteliselt see tähendab hästi peeneks pulbriks selle mineraali jahvatamist. Ja töö tulemused näitasid, et kaaliumi vabanemine tõesti suureneb, aga kui arvestada lõppkokkuvõttes umbes 4% kaaliumi sisandust selles kivimis, siis kui peaks seda nii-öelda väetist põldudele kandma, siis sinna tekiks ebamõistlikult paks kiht sellist rohelist materjali, et see idee muutus ikkagi natukene mitte teostatavaks. Kõige käega katsutavam katendis olev kivi, mida saab ära kasutada, on kindlasti lubjakivi. Harulõuna karjääris on veel kaevandamata lubjakivi varu ja arvutasime kokku ka täiendava varu, mis praeguste teadmistega geoloogiliselt ei ole uuritud, ehk siis seal ei ole detailset puurimisvõrku. Ja tulemusena me järeldasime pärast ka täiendavaid laboratoorseid katseid, et kokku on kasutatavat lubjakivi üle 20 miljoni kuupmeetri, kuid tõenäoliselt turustamisväärselt
kogust ei ole võimalik sellest tekitada, lihtsalt ei ole müüa võimalik seda nii palju. Ehk siis majandusmudelis arvestasime, et kuskil 4,5 miljonit kuupmeetrit lubjakivi on võimalik turustada. Aga kuna need väljaspool maardlat olevad kvaliteedianalüüsid on siiski väga vähesed, siis see maardla kasutamise korral vajaks edasist tööd. Üks materjalidest veel on turvas, Kunda Turba maardlas. Põhiosa nendest varudest on hästi lagunenud turvas, kuid need uuringud on tehtud üsna mitu aastat tagasi. Ja selle turba kasutamisega on mitu sellist seadusest tulenevat nüanssi, et esiteks ei ole see turvas praegu kasutatavate turbamaardlate hulgas. Teiseks, seal kohapeal käies oli ilmselge, et sinna on kasvanud peale üsna korralik mets. Tõenäoliselt osa sellest turbast on mineraliseerunud ja see ei pruugi olla enam maavarana käsitletav. Siis on veel olemas erinevad piirangud aastaste varude kasutamise kohta. Näiteks uuringu ajal oli vaba kaevandamise maht 19 000 tonni aastas, mis tähendaks, et kogu selle varu kaevandamiseks kuluks 77 aastat, mis ei ole ka realistlik. Ehk siis seal on teatud kvoodipiirangud ja lisaks on see turvas võib-olla enam mitte maavarana käsitletav. Ja kõige realistlikum on see, et seda materjali hüpoteetilise kaevandamise korral saaks kasutada selle kaevandusala hilisema korrastamise käigus. Need olid lühidalt geoloogia ja katendi kasutamise ülevaate tulemused. Tuleb öelda ka seda, et tõesti, kui kunagi peaks olukord olema soodsam, siis seal on vajalik täiendavad uuringud, et selle katendi ja kogu kvaliteedi teadmiste usaldusväärsust tõsta. Aga paraku mitmed kivimid, milles lootused olid võib-olla natuke kõrgemad, siis ei leidnud, et oleks väga käega katsutavaid võimalusi nende majanduslikuks kasutamiseks. Aitäh!